tere taas kõik head rallisõbrad, Auto24 Rally Estonia esimene pikk võistluspäev hakkab läbi saama ning ees on veel üks katse, see on siis ralli üldarvestuse 10. katse ja see on Elva linna katse, millel pikkust 1,66 kilomeetrit. Ja hea meel on tõdeda, et Delfi TV vaatajad on taas siis ekraanide ette tulnud ja usun, et siin on, millele kaasa elada. Elva linnakatse ka eelmisel aastal pakkus sellist mõnusat kaasaelamise lusti ja arvatavasti seda juhtub ka täna. Me läksime Delfi TV vaatajatega lahku siis Alaküla hüppe juurest, kui läbi oli saanud 6. kiiruskatse ja tegelikult teadmisega, et sellel katsel Hiroki Arai keeras oma masina üle katuse ja sellest üle katuse keeramisest on tänaseks ka juba tegelikult Delfis videod üleval, kes tahab ja pole veel näinud, siis saab seda ka vaadata, nii et mõlemad jaapanlased on tänaseks rajalt väljas, aga see mees, kes siin rajal on, ei ole rajalt väljas, vaid see mees naudib hetkel tõeliselt siis Elva linna vahel kihutamist ja sellist võimalust väga palju ei pakuta. Ott Tänak on siis selle aparadiroolis, mis hetkel meil siin rajal liikumas on ja Ott tõesti võtab hetkel siis viimast sellest cross-kardist ja väiksed spinnid ka, usun, et see oli mõeldud spetsiaalselt, vähe sõõrikuid sinna ka publikule ja Ott Tänak siis on võtnud koha üle mehelt, kes eile selle sama aparaadiga sõitis, see oli siis Georg Gross ja see aparaat siis kaalub ilma sõitjata 320 kilo, 150 hobujõudu, 0-100 läheb see masin edasi 3 sekundiga, nii et on asi, mis kiiresti sõidab ja Ott muidugi eriti tagasi siin ei hoia, ja nüüd võetakse vähe sealt veel puhukotte ka kaasa ja kahtlemata õhtul midagi hea pea alla panna on ja midagi tuleb siit rajalt kaasa võtta ka. Ott igatahes tõepoolest tagasi hetkel ei hoia ja loodetavasti ikkagi lõpuni jõuab, mitte oma ainust katset sellel rallil ei katkesta. Võimas Ott tuleb öelda selle kohta ja kõik see viha, mis siis Poola MM-rallil rehvi purunemise tõttu sisse on jäänud, see elatakse siin välja ja Ott on jõudmas üsna pea lõpuni. No kas nüüd tahtiski sealt minna WC tagant või mitte, aga rajal ta tagasi on, nii et tõsine seiklus Oti jaoks on lõppenud ja kui keegi arvab, et 1,66 kilomeetri peal midagi juhtuda ei saa, siis Ott tõestas, et saab ikka küll. Aga juhtunud on kõvasti rallidel ka pärast seda, kui me lahku läksime. Kõigepealt võtame kurva uudise ja see on siis, puudutab Egon Kauri, Silver Simmi. Need mehed, kes siis oma Mitsubishi Lancer Evo 9-ga võitlesid tõsiselt poodiumi koha eest ja olid siis parim Eesti ekipaaž, justkui kaotasid pärast 6. katset oma poodiumi koha, aga nende jaoks läks asi veel hullemaks. Ehk siis 7. kiiruskatsel ütles üles selle 10 aastat vana masina mootor, nii et Egon Kaur, Silver Simm jäid raja äärde. Juba varem täna olid siis tehniliste probleemide tõttu, siduri probleemide tõttu katkestanud ka Siim Plangi ja Marek Sarapuu. Nii et kahjuks Eesti meestel ei ole seda tehnika õnne siin väga olnud ja nüüd on siis hetkel selline seis, et Rainer Raus on eestlastest see mees, kes peab selle poodiumi koha ikkagi ära tooma. Ja lootuseid selleks, et see poodium võiks tulla, on tegelikult tekkinud ja selle on kätte mänginud mõneti ausile ka Kajetan Kajetanovitš ehk siis selle Euroopa meistrivõistluste sarja liider, kellel tekkis päris palju seikluseid, natukene isegi võib-olla rohkem kui Otil siin hetkel sellele esimesele demoringile. Ehk siis Kajetanovitš ennem 6. katset hooldusalas jäi hiljaks ning kaotas sellega siis sai oma ajale 10 sekundit otsa, lisaks sellele oskas ta ära rihtida seal tehnilises alas ka ühe historika auto, ületas kiirust ja sai selle eest veel trahvi ka 1250 eurot. Ja nüüd, kui see viimane 9. katse lõppes, siis Kajetanovitš tuli sinna finišisse lõpuks ikkagi kohale, aga koht oli üldarvestuses alles 13. ja põhjus siis selles, et Kajetanovitši auto roolivõim ütles ülesse ja see tähendab seda, et hetkel Kajetanovitš on küll
hoidmas rallil 3. positsiooni. Ta kaotab ralli liidrile Aleksei Lukjanjukile hetkel 1 minuti 28,7 sekundiga, aga Rainer Aus ja Simo Koskinen on nüüd Kajetanovitšist vaid 7 sekundi kaugusel. Isegi kui väga optimistlik olla, siis võiks öelda, et 6 sekundi kaugusel, ja kui päris täpne olla, siis 6,3 sekundi kaugusel on Rainer Aus ja Simo Koskinen Kajetanovitšist. Ehk siin linnakatsel Elvas täna suurt, võib-olla veel nii suurt vahet sisse ei sõida Aus, et ta võiks tänase päeva lõpetada 3. kohal, aga lootus, et homme, kui kavas on 6 kiiruskatset, Rainer Aus miks mitte võiks olla Eesti mees siis poodiumil. Kas Kajetanovitši auto roolivõim nüüd siin tööle on hakanud vahepeal Otepäält Elvasse sõites või mitte, no pisut kahtlane see on, nii et Kajetanovitš võib ka siin sekundeid kaotada, aga tema õnneks juhtus siis tõepoolest see äpardus alles päris lõpus ehk päeva lõpus ja see lühikene katse ei tohiks väga palju talle ajalist kaotust tuua. Ehk siis omavahel on neid katsevõite jaganud siin nüüd siis Ralf Sirmatsis ja Aleksei Lukjanjuk. Tõsi, Sirmatsis kui võidab katse, siis vaid sellise 0,1-0,3 sekundiga, täpselt selle 9. katse võitis siis 0,7 sekundiga Lukjanjuki ees, aga kui see Rüüe teine läbimine oli, ehk see ralli kõige pikem katse läbiti täna siis 2 korda, katsel pikkust ligemale 30 kilomeetrit ja selle teisel läbimisel siis Sirmatsis suutis Lukjanjuki edestada ja edestas siis nii pikal katsel vaid 0,1 sekundiga, aga protokoll ei valeta ja Sirmatsis sai siis sealt ka endale katsevõidu kirja ja Lukjanjukil tegelikult me veel kord kordame, see mees ennem ei ole rallit võitud kindlasti mitte, kui ta finišisse pole jõudnud ja 9. katsel, ka see video on Delfis näha, mismoodi Lukjanjuk tegelikult pääses seal 9. katsel seal Citroeni hüppe juures, ta tuli sinna hüppesse juba tegelikult täielikult risti autoga, aga suutis siis auto ikkagi taas enda kontrolli alla saada ja seal see väljasõit ei olnud ka üldse mitte kaugel. Ehk siis ennem seda Elva linnakatset on hetkeseisus Lukjanjuk liider, Sirmatsis kaotab talle 18,2 sekundiga, mis tähendab, et ei saa Venemaa võidusõitja ennast veel väga vabalt tunda, see on selge. Kajetanovitš, nagu öeldud, siis kaotab 1.28,7 ja Rainer Aus 1.35. Raul Jeets on tõusnud nüüd 5. kohale, ehk see on tegelikult tema Lõuna-Eesti rallide parim positsioon hetkeseisuga, kui me oleme korduvalt öelnud, et ta on lõpetanud parimal kohal 6. Jeets, nii nagu ikka, talle meeldivad millegipärast need põllukivid, ühe kivi leidis ta täna ka siis, kas oli see 8. katse, kus väikese kõksu tegi, aga jätkab rallit ja kaotab hetkel nüüd Ausile küll juba ka 1 minuti ja 10 sekundiga ja üldliidrile Lukjanjukile 2 minuti 45,7 sekundiga. Siis tuleb poolakas Koltun ja Koltun on 3.05 maas hetkel ralli liidrist ja kaotab 20 sekundiga Jeetsile. Ning midagi ei ole öelda, selle ralli kindlasti üks säravaim mees on juunioride arvestuses sõitev Mikko Niinemäe, kes on siis absoluudi arvestuses 7. kohal hetkeseisuga ja oma klassi liider ka. Tõsi, see eduseis ei ole Kreasini ees üldse mitte suur, vaid 10 sekundit ja nagu Niinemäe siis ka ennem rallit juba tegelikult ütles, et tundub nii, et läheb väga valusaks andmiseks, siis tegelikult see ka nii on, sest et 3. kohal sõitev Chris Ingram, selle sarja noortearvestuse liider, ei ole siis ka mitte üldse kaugel maas, ta kaotab Niinemäele hetkeseisu ka, kui vaatame 34 sekundit ja kaotab siis 20 sekundit ka Kreasinile. Nii et tänase päeva lõpuks on suur lootus, et Mikko Niinemäe juunioride arvestuses on seda päeva lõpetamas liidrina ja homme siis veel 6 higist katset ning see asi läbi tema jaoks saabki. Homme sõidetakse siis algusega kell 10.15 kõigepealt Ristimäe esimene, 19,96 on selle ralli kilometraaž ehk 19 napilt alla 20 kilomeetri, siis lastakse 13,3 kilomeetrit Vissil, siis tuleb siis tuleb Saverna esimene läbimine, sellel on siis pikkus 7,85 kilomeetrit ja siis kõik 3 katset uuesti teistkordne läbimine ka homme ja kui Savernast
tullakse teist korda läbi, siis on ralli orienteeruvalt selline 3:3 homseks ka lõppenud. Aga nüüd nullid teevad siin raja ülevaatust ja me saame hakata kaasa elama tänasele viimasele katsele, kus on siis esimesena ikkagi peale tulemas Mait Maarend, Mihkel Kapp, kes ka tänase päeva jooksul on siin saanud juba päris korralikult karistada ja 2 minutitki on nende ajale siin lisatud ja Mait Maarend, Mihkel Kapp siis avavad selle Elva linna katse. Pärast neid Toomas Kaspersik, Damian Sütü, kes ka ei ole probleemide vabalt siin sõita saanud. Said nemad siis 13 minutit hilinemise eest, 2 minutit ja 10 sekundit trahvi. Seda juba siis päeva kohe alustuseks, sissejuhatuseks ja Kaspersik Sütü ei ole siis ka üldarvestuses selle tõttu mitte just liiga kõrgel kohal. Pärast neid Lukas Habai, Pjotor Voss ja sealt siis hetkel juba Mait Maarend, Mihkel Kapp ongi tulemas ja saavad vanameistrid ka oma päeva õhtusse. Kui me otsime neid mehi hetkel üldjärjestuses, siis peab neid otsima päris kaua. Nad on siis absoluudi 26. kohal ja on kaotamas liidritele üle veerand tunni, 15 minutit 38,7 sekundit. Aga esimesena nad tulevad täna terve selle päeva ja saavad korralikult pilti. Eks nende jaoks natukene ootamatu oli, et sellises situatsioonis nad olid, et eile said sõitja kohta valida. Tõsi küll viimasena ja sealt ei jäänudki siis muud valida kui see number 1 ehk et selline rajapuhastusteenus on sellel rallil siis Maarendil ja Kapil välja pakkuda teistele sõitjatele. Aga see 1,66 kilomeetri pikkune rada hakkab nüüd nende jaoks ka lõppema ning loodetavasti saame siis kohe ka aegusid ütlema hakata. Ühest mehest tahaks kindlasti ka veel rääkida ja see on siis juuniorite arvestuses sõitev sakslane Marian Kriibel, kes on põhimõtteliselt ikkagi Eestis paljaks röövitud. Eile sai ta siis trahvi kiiruse ületamise eest 1000 eurot ja täna tehnilises alas reeglite eksimise eest veel 1250 eurot trahvi otsa. Ehk natukene meenutab seda kiire Venemaal käiku, see Kriibeli Eestis käik, tuli siia taskud raha täis, läheb tagasi ilma pööksata. Aga ei ole hullu, küll me ta siit koju saadame ja võib-olla siis ka natuke parema tujuga, kui tal hetkel on. Tema siis hetkel junior arvestuses sõitmas on ja 4. positsioonil kaotamas Ingramile 11 sekundiga ja kokkuvõttes 44,7 sekundiga maha jäämas Mikko Niinemäest. Ja Maarend, Kapp on jõudnud kohale, nende aeg on 1:39,2 ja nende jaoks on siis tänane päev nüüd siin lõppenud. Aga kindlasti on see aeg nüüd selline, mis nagu teistele eriti nagu ettesõiduaeg ei ole. Arvatavasti siit sõidetakse palju kiiremini. Ja me ootame nüüd siis Toomas Kaspersiki ja Damian Sütüt, kes asfaldi peal võiks olla kõvad mehed. Aga eile Tartu linnakatsel me nägime, et ka kõvadel meestel asfaldi peal võib juhtuda igasuguseid pahandusi. Ja nemad rikkusid siis oma tagavedrustuse seal eile ära. No lõpuni nad ikkagi tulid. Aga tulid siis 40. ajaga ja said ka selle eest siis seal oma 2 minutit ja 10 sekundit trahvi ka. Aga siin tundub, et hetkel on nende jaoks kõik hetkel veel kontrolli all ja enam väga palju pole tulnud. Kilomeeter veel ja saab koju kotile ära minna. Ja nüüd siit peatänavalt tullakse
see on siis koht, kus nüüd kurvi minnes Ott Tänak sealt neid põhupalle kaasa võttis, vaatame, kuidas läheb hetkel poolakatel, vähe peenemalt sinna kurvi siseneti ja hästi püsitakse rajal ja asfaldi peal arvata on, et nüüd see Maarent Kapi aeg üle ka sõidetakse ja üsna pea selle aja nüüd siis ka saame, kui mehed finišis on. Pärast neid tuleb siis Lukas Habai, Piotr Voss. Ja siis ongi juba põhjus kindlasti rohkem pöialt hoida, kui tulevad Rainer Aus ja Simo Koskinen oma Mitsubishi Lancer Evo 9. Aga sealt siis Lukas Habai ja Piotr Voss juba paistavad ning kui me otsime paremusjärjestus, kus siis nemad on, siis nemad on kaotamas ka absoluutarvestuses Mikko Niinemäele ja on siis 8. positsioonil hetkel ja 2 sekundiga on nad siis absoluutarvestuses Niinemäest maas, nii et siin sellel linnakatsel võiks need mehed oma Ford Fiesta R5-ga ikkagi asjad ja sotid selgeks teha. Niinemäega, no eeldused selleks on, et 2 sekundit siin kiiremini sõita kui Mikko Niinemäe oma Peugeot 208-ga. No nii, ja see on juba tuttav pilt, me oleme siis hetkel otsepildis Rainer Ausi autos. Rainer Aus on siis lahkelt oma autosalongi jaganud ka meiega tänavusel päeval ja see pardakaamera on nüüd hetkel ka töötamas, nii et Rainer Aus ootab oma stardi järjekorda ja vaatab, kui kaua see kaamera nüüd siin hetkel vastu peab ja kestab. Kaspersik sõidab aja siis 1.35,5, nii et Maarendist kiiremini pisut vähem kui 4 sekundit, aga Rainer Aus, Simo Koskinen on rajal ja nüüd pöidlad pihku nendele meestele, et siin mingit äpardust ei juhtuks ja et homseks päevaks hea tundega puhkama saaks minna. Homme on tõsine tööpäev ees ja Ausil tõepoolest suur šanss siin rallil ikkagi ka poodiumile sõita, nii nagu seda siis eelmisel aastal tal ka õnnestus. Ja sealt ta juba siis paistmas on. Ja enam ei ole siit palju minna, vähe pidama saamisega probleeme oli, aga rahvast on nagu näha Rainer Ausi autost raja ääres väga palju ja see teeb meile rõõmsaks. Ja kindlasti Ausil ka hoopis teine tunne sõita. Rainer Aus läheneb siis tänase päeva finišile ja on see päev tema jaoks ka kohe lõppemaas ja saame siis ka ilmselt aja öelda. Habai sõidab välja 1.33,3, nii et aina kiiremaks mehed siin hetkel lähevad. 2,2 sekundit sõidab ta kiiremini kui Kaspersik ja 5,9 sekundit kui Mait Maarend. Ja nüüd, kui Aus on kohal, siis natukene läheb nüüd aega ja saame Ausi aja ka. No Habai ja Kaspersik ajast võiks Aus olla pisut kiirem, loodetavasti on ka, siis oleks ikkagi Kajetanovitšil ka natuke, mille üle pead siin murda. Niisiis Aus on lõpetanud ja nüüd tuleb siis Tartu mees Raul Jeets ja Andrus Toom Škoda Fabia R5-ga, kes ikkagi ei ole saanud niimoodi liikuma, nagu nad ise oleksid tahtnud. Ennem rallit nad ikkagi natukene flirtisid selle mõttega, et me võiksime poodiumi kohale siin pretendeerida, aga hetkel tundub, et puhta sõiduga seda ikkagi juhtumas ei ole, sest seda kaotust on natukene liiga palju hetkeseisuga. Kui me võtame pärast 9. kiiruskatset, siis Jeets kaotab 2 minutit 45,7 sekundit Lukjanjukile ja poodiumi kohale on ta hetkeseisuga kaotamas 1 minuti ja 15 sekundiga, nii et ka seda on pisut palju, aga homme on pikk päev ja nagu tänane päev on näidanud, siis read hõrenevad päris korralikult ja ennem kui ruuduline lipp ei ole lehvinud, ei ole mitte midagi veel selge.
ja Jeets siin asfaldi peal. Asfaldi kogemust on nüüd mees erinevatel Euroopa rallidel kindlasti saanud rohkem kui kunagi varem ja saab siin asfaldi peal ka korralikult hakkama. Korra piilume, kas on tulnud ka Ausi aeg. Ausi aeg on 1.33.0 ehk ta sõidab hetkel põhjad ja see on 0,3 sekundit kiiremini kui Habai ja 2,5 sekundit kiirem kui Kaspersik ja nüüd ootame siis ka Jeetsi finiš sisse ja vaatame, kas Jeets suudab siin asfaldi peale Rainer Ausi enda selja taha jätta. Igatahes Ausilt siin tehnilisel mitte väga kiirel rajal korralik esitus. Siin sellisel rajal loomulikult on selle Mitsubishi Lancer Evo 9-ga väga-väga keeruline nende R5 vastu siin võistelda, aga Habai ja Kaspersiki on ta oma selja taha jätnud. Kohe-kohe on ka Raul Jeets finišis ja siis saame ka tema aja teada. Nüüd siis tulemas Jaroslav Koltun, Irenius Pleškot Ford Fiesta R5-ga ja nende meeste üldpositsioon ennem seda katset ei ole ka just kiita. Sõideti välja 9. katsel küll 5. aeg. Ja sealt nad juba tulevad ka ja Jeets paneb sellise aja nagu 1.30,7 ehk teeb siis 2,3 sekundiga ära hetkel ka Rainer Ausile, mida natukene võib-olla oli ka karta. Ja nüüd peab ootama siis lihtsalt järgmist meest, Kajetan Kajetanovitši, millise aja see mees suudab siin välja sõita, teadmata, kas ta roolivõim on nüüd imeliselt paranenud või mitte. Igal juhul on võimalus, et kui see roolivõim ei tööta, siis Kajetanovitš võib-olla Ausist väga palju kiirem ei ole, kui üldse on. Ja miks sellele tähelepanu juhime, siis veel kord, kes Delfi TV nüüd hiljem natukene vaatama hakkasid, et see vahe Kajetanovitši ja Ausi vahel on nüüd erinevate dramaatiliste sündmuste tõttu siin Kajetanovitši jaoks kahanenud vaid 6,3 sekundi peale. Aga ennem kui Kajetanovitš tuleb, vaatame ära siis Jaroslav Koltuni tänase päeva viimased poognad ja milline aeg sealt nüüd tulemas on, kas Jeets oma 1.30-ga võib päris kõrgele siin täna nüüd vähemalt selle katse arvestuses jõuda. Ja sealt on siis paistmas ja tundub, et stardiluba on antud või antakse nüüd kohe ka Kajetan Kajetanovitšile. Ja sealt siis Euroopa meistrivõistluste sarja üldliider on rajale pääsenud. Ja Koltun sõidab välja aja 1.35,3, nii et kaotab 4,6 sekundit Raul Jeetsile ja Eesti mehed hetkel on siis sõitnud 2 põhjaaega, Jeets 1.30,7, Aus 1.33,0 ja Aus siis hetkel ralli üldliider ka on ja huviga ootame, mida siis nüüd suudab siin Kajetanovitš ja tundub küll, et päris korras see masin ikkagi vist ei ole. Üsna ettevaatlikult kurvidesse on Kajetanovitš minemas. Aga saab lõpuni, tundub nii. Lihtsalt nüüd on küsimus, millise ajaga ta sealt tulemas on. Ja pärast seda Kajetanovitši nüüd siis ootame hetkel rajale Ralf Sirmatsist Maris Kulš. See on see Läti Škoda Fabiaga sõitev duo. Ralf Sirmatsis Maris Kulš tänasel päeval on võtnud siis ka
kui kiiresti arvutan 4 katsevõitu ja Sirmatšis Kulš, need katsevõidud Lukjanjuki ees on olnud väga napid sellised. Nii et vahe on hetkel siis 18 sekundit ja kindlasti siin sellel katsel nüüd seda aega tagasi ei sõida, aga Sirmatšis ikkagi selle pika päeva lõpuks võib öelda, et püsib konkurentsis. Ja korra piilume kohe ka, kas on juba tulnud ka nüüd Kajetanovitši aeg. Hetkel seda meile veel antud ei ole, samal ajal siis Sirmatšis on tegemas linnaringil 2 tiiru peale seal. Ja Jeetsi aeg püsib 1.30,7 ja kas me näeme nüüd Kajetanovitši aega ka kiiresti. Kajetanovitš 1.34,4, nii et raskustega lõpuni tuli, kaotab siin hetkel veel siis Ausile sekundeid juurde. Nüüd kui Sirmatšis on poole katse suutnud läbida ja mida teeb mees? Kas auto sureb välja ka? Ja vot see on see linnakatse draama, et siin ei ole võita palju, aga kaotada võib palju, aga tundub, et auto ikkagi käivitus üsna kiiresti, aga mõned sekundid siin ikkagi läksid ja sellises tulises heitluses Lukjanjukiga see võib palju maksma ikkagi minna. 2-3 sekundit kindlasti läks nüüd siin kaotsi ja üks Elva linna liiklusmärk ka, aga no see ei ole võib-olla maailma kõige suurem probleem, sellega saame kamba peale ehk hakkama, kui nüüd siin on siis tulemas Sirmatšis finiši poole ning jääme ootama järgmist meest. Kajetanovitš on siis hetkel nüüd ralli liider, 1.06.31 on ta päeva kogu aeg ja Aus kaotab nüüd ennem homset talle alla 5 sekundi, oleme täpsed 4,9 sekundiga, nii et Rainer Ausil on homme suurepärane võimalus tulla ja näidata, mis mehega tegu on ja see Kajetanovitš ikkagi poodiumilt välja kukutada, nii et Eesti mehed on poodiumi heitluse ees. Ja kui Sirmatšis jätkab niimoodi, nagu ta hetkel siin meil korduses jätkab, siis mine tea, kuhu Aus üldse välja purjetab, nii et Rainer Ausile homme kõik raja äärde, kes Delfi TV-d hetkel vaatavad ja mõtlevad, kas tulla või mitte, siis kindlasti tulla. Aga ralli üldliider on nüüd meil hetkel siin rajal ja see on härra Lukjanjuk isiklikult, on siis saanud täna nautida seda, et teised teevad talle siin teed puhtaks ja kõiki neid muid jutte ka. Aleksei Lukjanjuk, Aleksei Arnautov on selle ralli liidrid, aga tundub, et ka mingeid probleeme on natukene neilgi ja sellise tempoga liikumise järel võib vist arvata, et kas Raul Jeets võtab siit Elva linnakatselt katsevõidu. Igal juhul hetkel sedamoodi natukene nagu terendab küll see asi Raul Jeetsi jaoks, nii et põhjust õhtul natukene kooki süüa on. Ja nüüd siis Lukjanjuk ja kuidas lahendab tema selle Sirmatšise kurvi, lahendab hindele 5+ ja jääme siis ootama nüüd ka Lukjanjuki lõplikku aega. Jeets on siis hetkel absoluudi 3. mees, 1.13 kaotab ta Kajetanovitšile ja 1.09 on ta kaotamas, 1.08 on ta kaotamas siis Rainer Ausile, kui Lukjanjuk hakkab ka vaikselt päevaga ühele poole saama. Pisut nagu kehv algus oli seal, kui nüüd on siis uued mehed rajale tulemas ning siit näeme siis Nikolai Gräzin, Jaroslav Fjodorov, see on siis juuniorklassi arvestuses hetkel teisel kohal sõitev duo, kes peab tulist heitlust meie oma mehe Mikko Niinemäe Martin Valteriga. Mõlemil istumise all Peugeot 208 R2 ja Nikolai Gräzin tuleb nüüd siit. On hetkeseisuga siis olukorras, vaatame, kas ennem kui siit Gräzin lõpuni jõuab, kas me saame ka Lukjanjuki aja kirja ja saame öelda, nii on. Raul Jeets, Andrus Toom 1.30,7 on aeg, mida üle ei sõida mitte keegi ja Rainer Ausi aeg 1.33 on hetkel see aeg, mis annab teise koha ja Lukjanjuk siis 1.33,2 ja kaotab siis 2,5 sekundit ja Sirmatšis oma seiklustega sõidab aja 1.35,1 ja kaotab 4,4 sekundit. Ehk me võime öelda nüüd siis, kui esimene päev on läbi, et Lukjanjuk läheb, teine päev on läbi, aga esimene täispikk päev on läbi, et Lukjanjuk läheb Tartu hotelli puhkama, teades, et
ta edestab Sirmatsist 20,1 sekundiga. Ja siin siis Mikko Niinemäe ja sellele mehele tasub kindlasti aplodeerida ja kaasa elada. Mikko on minemas juuniorklassis hetkel siis võidu peale välja, tõsi, homme on veel pikk päev, aga tänane päev on sõidetud hindele 5+, mitte midagi muud öelda ei saa. Lukas Pienišek, Premislav Mazur Opel Adam R2-ga on hetkel nüüd tulemas teie ees, pärast mida siis näeme selle Euroopa meistrivõistluste sarja juunioride arvestuse liidrit Christopher Ingrami, Elliot Edmondsoni, kes ei ole siis ühtegi rallit tänavusel hooajal võitnud, pidevalt teisi kohti on saanud ja hetkeseisuga tundub, et kuri kahtlus on, et teist kohta neile väga siin anda ei taheta, sest et Niinemäe ning Gräzin lahendavad selle asja omavahel ära, vähemalt tänase päeva seisuga saame nii öelda, aga ennem siis Lukas Pienišek, Premislav Mazur, kõik Poola rallipaarid, kes siin Lõuna-Eestis sõitmas on mingeid õpetussõnu, kes rohkem, kes vähe, saanud ka siis ralli peakorraldajalt Urmo Aavalt ja Kajanovitšile ilmselt jäi midagi ikkagi kuskil teooriatunnis rääkimata, et täna sellised äpardused siin poole päeva pealt juhtuma hakkasid ja päris kallid äpardused on need. Christopher Ingram Opel Adam R2-ga on nüüd rajal ja vaatame, kas me saame sealt ka juba aegu. Ja Niinemäe on sõitnud 1.39,6 ja kusagil on nüüd Gräzin teinud midagi täiesti kohutavat. Gräzin on kaotamas talle nüüd hetkeseisuga minuti. Nii et siin kuskil nüüd midagi on nüüd juhtunud ja Gräzin siis minut kaotust hetkel Niinemäele, mis tähendab seda, et Mikko Niinemäe elu läks hoopis paugust palju lihtsamaks, kui see vahe oli siin napp 10 sekundit enne seda katset. Nüüd siis 1.10,6 on hetkeseisuga ametlikus ajavõtu protokollis Gräzin kaotamas Mikko Niinemäele. See tähendab seda, et hetk tagasi räägitud Ingrami unistus ralli teisest positsioonist või ralli võidust ei ole kuhugi kadunud. Ingram vastupidi nüüd selle päeva ongi selles klassis lõpetamas, tundub nii, et teise kohaga. No nii, Julius Tanner, Jennifer Thielen on autoga numbri 27 sõitmas. Pärast mida näeme siis meie oma mehi Gustav Krudat, Ken Järveojat. Ford Fiesta on nende istumise all ja kui me vaatame siis pärast 9. katset, kus kohas Kruda oli, siis Kruda hoiab selles klassis Kriibeli järel 5. positsiooni, tõsi 1.16 kaotas ta Mikko Niinemäele ja kaotas ka umbes 30 sekundit siis Kriibelile. Ja see Tanner Thielen paar, kes hetkel siis teie eest läbi sõitis, on just sõitmas Kruda Järveoja järel ja kaotamas neile ennem seda katset 6 sekundiga. Aga sealt siis Kruda juba paistmas ongi ja rajale ta lastud ka. Ja tundub, et Gustav Kruda, Ken Järveoja võtavad selle katse kinda peale. Liigseid riske võtmata me oleme täna näinud ja just lätlastele on see Elva linna katse millegi pärast natuke kehvasti mõjunud nii Ralf Sirmatsis siis absoluudiklassis kui ka Nikolai Gräzin, Jaroslav Fjodorov noorteklassis on siin kõvasti ära andnud. Järgmine mees, keda me nägemas oleme, peaks olema auto number 26. See on siis soomlane Joonas Tokke, Jani Salo on need mehed. Ja nagu näete, üsna kõvera masinaga siin päeva lõpuks liikumas ollakse, aga see auto liigub siiski ja Tokke on hetkel siis enne seda katset
8. kohal ja kaotamas Niinemäele 1.48-ga. ja kui Tokyo jõuab finišisse, siis kohe on tulemas sealt Mariann Kriibel, Pirmin Winklofer ja lihtsalt kodudes, kes te arvuti taga olete või siin raja ääres ka, siis Mariann Kriibelile tuleb lihtsalt selle eest juba aplaus anda, et teda on tõepoolest trahvitud siin nii palju, kui võib-olla keskmine eestlane üldse aastas palka saab, ehk täpsustame üle, siis 2250 eurot on see mees lihtsalt supsti 1,5 päevaga siia Tartusse trahvide peale maksnud ja lihtsalt füüsiliselt hakkab natukene saksa poisist kahju. Nii et aplausiga võiks seda meest saata läbi raja. Ja mees, kes ka lootis siin poodiumi kohta, on siis hetkel tegelikult poodiumi kohast mitte just liiga kaugel. Ehk me võime öelda, et see päeva lõpp toob talle ilmselt natukene lohutust, kui Gräzin saab siit sellise minutilise kaotuse, siis Kriibel kaotas talle enne seda katset 44,7 sekundiga ja see võib tähendada seda, et Kriibel on selle katse lõpuks ikkagi omas klassis poodiumi mees ehk et kolmas. Ingram kaotab siis hetkeseisuga Mikko Niinemäele 32,8 sekundiga ja tõusebki teisele positsioonile, nii et Niinemäel on homseks päevaks uus konkurent, tõsi 32 sekundit on nüüd ikkagi juba natukene mingi vahemoodi vahe ka, ehk et lihtsalt ei tule midagi, aga väikene vahe ikkagi on olemas. Ja vaatame kohe siis kuhu ka sakslane Kriibel välja jõuab. Ta peaks minema ja Kriibel on läinud mööda ka Gräzinist ja kaotab siis taas 44,1 sekundit ehk et Ingram on selle katse kiirem mees hetkeseisuga 1.38,5 oli tema aeg. Kriibel sõidab 1.39,0, nii et kaotab poole sekundiga. Siis on see poolakas Pienaszek sõidud 1.39,2 ja Tannert sõitud 1.39,4 ja Niinemäe sõitud 1.39,6, nii et esimese ja 5. koha vahe on hetkeseisuga ainult 1,1 sekundit, aga no siin tõesti Niinemäel ei ole mõtet väga murelikuks muutuda, ehk hetkeseisuga talle näidatakse 5. aega. Ralli liider ta on ja Kriibel siis kolmas, 44,1 sekundit kaotab tema, nii et siin on esikolmik 44 sekundi sees selles klassis. Gräzin kaotamas nüüd 1.10, Kruda kaotamas 1.17,7, Kruda sõidab sellel katsel välja 1.40,8 ja 2,3 sekundit Ingramile kaotus tuleb ja Gräzin sõitis siis 2.40-ga. Ja tundub, et see juuniorite rivi on nüüd ka taas läbi saanud ja meil on taas peal siin hetkel kas auto number 34, Aleksandr Mihhailov, Norman Skokins, Mitsubishi Lancer Evo 10-ga. Nii see on, tulevad siis nemad hetkel. Ja siis näeme ka David Sultanjantsi ja Siim Oja, kes jätkuvalt on vapralt siin sõitmas. Aga enne vaatame ära, kuidas tuleb siis Aleksandr Mihhailov, Norman Skokins finiši poole. Ja nii ta on, et Raul Jeets, Andrus Toom võtavad siit Elva linnakatselt katsevõidu. Seda ei saa ilmselt enam keegi ära võtta. Ja nüüd näeme siis Ungari paari, needki on saanud täna siis ka juba trahviminuteid.
Christoph Klaus, Juliana Nürfas on siis hetkel rajale tulnud. Nii et siin on ikkagi natukene see stardirivi taas segi läinud, siin vahepeal lasti siis juba Aleksander Mihhailov rajale, aga Christoph Klaus, Juliana Nürfas ning ka Marco Andre Monteiro, Portugali sõitja, ei ole veel oma viimast etteastet teinud ja tundub, et hetkel tema sealt nüüd ka tulemas ei ole. See on auto number 38, David Sultan-Jans ja Siim Oja. Ja aina uusi masinaid sealt peale tulemas on. Rivi on veel pikk ja tänase päeval muidugi lõpetavad siis need Open klassi sõitjad ja seda Martinas Samsonas, Mindaugas Varsa, BMW MX3 tasub kindlasti oodata. Siin on siis Vassili Krjasin, Dmitri Lebedik teie ees sõitmas. RC3 klassis on võistlemas nemad. Ja see auto, mis seal ringi peal nüüd poognaid teeb, peaks olema auto number 42, Oliver Ojaberg, Jarno Talve. Ja sõitmas nemad siis ka selles juuniorite arvestuses kaasa. Nii on, Ojaberg ja Talve sealt tulemas on. Tänase päeva jooksul on nemad siis oma klassi 10. kohal ja kaotamas Mikko Niinemäele enne seda katset 2 minuti 44,1 sekundiga. Nii ja nüüd näeme seal siis sõitmas Mitsubishi Lancer Evo 10 peaks see olema ja see on Sergei Uger, Aleksander Kornilov sõitmas Mitsubishi Lancer Evo 10-ga. Aga üsna tagasihoidlikku tempot on nad tänase päeva jooksul siin näidanud. Ja nüüd, kui uus auto on rajale lastud, siis sealt tuleb veel juuniorklassi sõitjaid ja numbri all 45 Georg Linnamäe, Oliver Tambu on hetkel rajal ja nemad on siis oma klassi 11. kohal ennem tänase päeva viimast kiiruskatset ja nagu näete, päris probleemideta ei ole ka see auto tänast päeva läbinud, aga see ei ole, see on Venemaa ekipaaž seal Artur Muradjan ja Pavel Šelebajev, kes sealt tulemas on.
päris suuri probleeme on neil siin, et mitte ära eksida. Suur linn, suure linna värk. Ja nüüd on ilmselt antud luba siis ka Georg Linnamäele ja Oliver Tambuule see rivi siin lõpetada, pärast mida siis tuleb rajale veel ka Open klass. Nii see on, auto number 45 on lähenemas peatribüünile ja siis natukene veel ja see katse ka nende jaoks läbi saab. No kui me räägime sellest Open klassist, siis loomulikult on seal see BMW-ga sõitev Leedu paar Samsonas Varsa teistest ikkagi korralikult ja peaaegu üle ja nad annavad päris hullu kuuma selle autoga ning ei ole siis eksinud siin. Ja hetkeseisuga on nende edu juba siis leedukate Valeisa reisa sees 3 minutit. Ja sealt tuleb siis nüüd auto number 46, see on Artur Muradjan ja Pavel Selebajev tulevad nüüd. Ja nemad peaksid küll selle rivi siin lõplikult nüüd kinni panema. Ja nüüd on siis ERC ja Openi vahel umbes 9-minutiline vahe. Ja rajal käib ära ka veel ohutusauto, nii et publik ärge üle raja siin massiliselt tormama hakake ja Delfi TV vaatajatele siis ka teadmiseks, et väikene paus meil siis sisse nüüd tuleb ja siis vaatame need Open klassi sõitjad ka veel ära. Kena hulk on neid veel jäänud siia päeva lõppu. Kiiresti lugedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meest on veel rajal. Niisiis, teeme kiire kokkuvõtte hetkel veel ralli üldseisust, et sellele tänasele päevale nüüd ka joon alla tõmmata. Lukjanjuk Arnautov on siis Sirmatsi sees juhtimas 20 sekundiga, Kajetanovitš kaotamas 1.29,9 ja Rainer Raus kaotamas 1.34,8 minutit, 1 minut 34 sekundit, 34 minutit, 1 minut 34 sekundit. Raul Jeets on siis hetkel 5. positsioonil ja Jeets sai siis magusa katsevõidu siit Elva linnast, tema aeg jäi 1.30,7 ja kaotamas on tema siis Lukjanjukile 2 minuti 43,2 sekundiga. Ja nüüd tuleb meile informatsioon hetkel, et see vahepaus kestab siin nüüd 26 minutit, kui tulevad Open klassi 9 mees sõitma. Nii et Delfi TV vaatajad, me teeme väikese pausi ja oleme siis tagasi, kui Open klassi sõitjad on rajale tulemas. 26 minutit on siis selle pausi pikkuseks.
No nii, alanud on siis ka tänase päeva viimane etteaste ja see on siis see Open klassi sõitja. Siin peaks olema meil alles siis veel 8 sõitjat ja neist esimesena on hetkel rajal leedulased Martinas, Samsons, Mindaugas, Varsa, BMW. On nende istumise all see 4-veoline väga-väga võimas masin ja need mehed on ka siis täna kõik need katsed, mis selles Open klassis sõidetud on, ka kindlalt võitnud. Ja hetkel on nende edu siis kaasmaalaste Valesa Reisa sees 3 minutit ja 1,5 sekundit. Täna on siis sõidetud need Open klassi masinad 2., 3., 6., 7. katse ja siis nüüd see päeva viimane 10. katse ka. Ja no huviga saame siis vaadata ka, millise ajaga siit Samsonas Varsa nüüd tulevad. Aga juba on peale lastud ka järgmine auto ja see peaks olema siis Martin Šešk, Reinis Wilsons. Tegemist on lätlastega, kes sõidavad siis Peugeot 208 R2 autoga ja lätlased tänasel päeval on võtnud siin kiiruskatsetel ka teise koha, aga on siis hetkeseisuga nemad selles sarjas 3. kohal ja kaotamas Samsonas Varsale 3 minuti 22,8 sekundiga. Ja nüüd tulevad siis teise BMW-ga küll 2-veolisega rajale Egidius Valesa ning Povilas Reisas. Nemad on siis selles sarjas hetkel hoidmas teist positsiooni, nii et Leedule on selle esimese pika päeva lõpuks tulemas selles klassis. Noh, julgeme öelda, et on tulemas, vaatame enne, kuidas Egidius Valesa ja Povilas Reisas üldse kohale jõuavad. Tulemas siis kaksikjuhtimine ennem homset päeva. Ja homme on nendel autodel kavas siis 3 kiiruskatset ehk nemad seda kordusläbimist nendel katsetel ei tee, vaid sõidavad vaid korra need katsed läbi. Ja Samsonas Varsa aeg on 1.30,7 ehk lihtsalt võrdluse mõttes, kui me võtame ERC sarja ja Raul Jeetsi, siis ka selles arvestuses ikkagi Jeets ju tuhandiku pealt sama aeg 1.30,7 või sajandiku pealt sama aeg 1.37 sõitis ka Varsa välja, nii et päris huvitav. Nüüd siis on tulemas kole auto ilusa nimega, Lada Kalinat me näeme hetkel siin sõitmas ja sellega sõidab meile Martin Molver, Karl Martin Molver ja 2-veoline see Lada Kalina on ning Karl Martin Molver, Marguse Jõerand on hetkel siis 4. kohal, 3 minutit 27,1 sekundit on nad kaotamas Samsonas Varsale. Küll aga lätlased Šešk ja Wilsons on vaid 5 sekundi kaugusel, nii et homsel 3 kiiruskatsel võib siin ka veel midagi kindlasti juhtuda. Ja nüüd on rajale lastud siis Subaru Impreza STI, 4-veoline auto on seegi ja seal roolis on istumas siis meie külaline Indiast Sanjay Takale koos Mike Youngiga on sõitmas nemad ja usinalt on tulemas ikkagi päeva lõpuni. Hetkel nemad siis hoidmas 6. positsiooni ja kaotavad 6 minutit 47 sekundit Samsonas Varsale, nii et päris suured on need vahed seal just esimese ja järgmiste vahel, aga teisest kuni 4. kohani on vahe ju tegelikult vaid 26 sekundit, nii et see homme 3. võistluspäev ja need 3 kiiruskatset võivad seal paremusjärjestust muuta päris kõvasti. Takale Young kindlasti kõrgesse mängu puhta sõiduga enam ei jõua, aga lõpuni tulevad ka nemad selle tänase, no mitte nii pika päeva võib-olla kui teiste jaoks, aga ikkagi on ka nemad siis hommikust saati ikkagi ametis olnud. Ja seal on kindlasti publiku üks suuri lemmikuid, kes seal siis hetkel neid sõõrikuid tegemas on. Gert Kull, Toomas Keskküla on oma BMW M3 2-veolise autoga meie ees ja kui mälu ei peta, siis seal Alaküla hüppel jätsid nemad just
noh, mitte pool oma autost, aga siiski arvestava osa juppe oma autost ka sinna rajale ja tegid väga võimsa õhulennu seal Alaküla esimesel läbimisel. Ja ka hetkel siis Gert Kull, Toomas Keskküla publiku peale mõtlevad ja hetkeseisuga on nemad siis selles Open klassis 5. kohal ja kaotavad 4 minutit 25,7 sekundit Samsonas Varsale. Väga nauditava sõidustiiliga Kull Keskküla hetkel siis finiši poole lähevad. Kui võita midagi enam ei ole, siis tuleb lihtsalt asja ilusti teha ja Kull Keskküla seda kindlasti ka teevad. Kas see nüüd kõige kiirem sõidustiil on, mida me hetkel näeme, seda kindlasti mitte. Aga see nende meeste jaoks ka hetkel kõige tähtsam enam ei ole. Samsonas Varsa aeg 1.30,7, Takale Jamtsida 1.37,3, Valeisa Reisas 1.38 ja Karl Martin Volver siis 1.42,4, nii et 11,7 sekundit ikkagi kaotus tuleb. Ja nüüd on siis ka laadamehi peale lastud ja see on siis Rainer Meus, Urmo Piigli Laada BFTS-iga siin Open klassis kuuma antakse. Ja midagi ei ole öelda, seda Open klassi ikkagi tasub ära oodata, need pakuvad kõvasti sellist kaasaelamise lusti küll. Ja nüüd peaks olema ka viimane ekipaaž rajal ja nüüd on siis Volkswagen Golf 2-ga sõitvad Raigo Reimal, Magnus Lepp, kes selles klassis on ikkagi põhiliselt seda sõitu lihtsalt nautimas, kaotavad nad hetkel siis Samsonasele juba 20 minutiga, 1 sekundi jagu vähem kui 20 minutiga. Aga no pole ka võrreldavad autod meestel istumise all, ehk et see on siis selline kaheveoline Volkswagen Golf. Niisiis, kui nüüd ka Volkari mehed kohale jõuavad, siis on see rivi ka lõppenud, tundub nii. Ja seal tundub, et golfimehed panid natuke otse, mitte natuke, aga ikkagi vot nii. Kas meil on Mr. Bean roolis? Läheb korra veel otse? Ei, tuleb sealt. Näidati, et golf oskab ka tagurpidi sõita, igavesti uhke masinaga tegu on. Open klass on pakkunud meelelahutust ja pakkus nüüd siin ka oma lühikese etteastega siin Elva linnakatsel. Ja Valeisa Sesk, Karl Martin Volver, see kolmik siis homme jagab ära poodiumi kohad. Keegi peab sellest kolmikust välja jääma, homme ennem viimaste 3 kiiruskatset on nende meeste vahe täpselt 30 sekundit ja Volver kaotamas siis Šeškile vaid 6 sekundiga. Selline oli Auto24 ralli tänane pikk võistluspäev. Aitäh, et kaasa elasite Delfi TV vahendusel ja kohtumiseni homme.